Vaatame nüüd, mida siis 2026 toob igale ascendendi ja päikesemärgile. Vaatame nüüd siis, mida toob aasta 2026 kaaludele, nii kaalude päikesega kui ka kaalude ascendendiga. Et 2026 aasta keerleb hästi palju teie suhetel, partnerlusel, kuna alates 26 jaanuar, kui Neptuun vahetab märki ja siis 14 veebruar vahetab meil Saturn märki ja mõlemad liiguvad teie abielu, pikaajaliste suhete, äripartnerluse, lepingute, ühesõnaga partnerite teemadesse ja sinna sektorisse, mis omakorda võib-olla sunnib teid tegema siin mitut asja korraga. Et kui Neptuun võib anda selliseid roosasid prille või teeb natuke uduseks, siis Saturn jällegi lõpetab selle udususe ära. Ja tahab sellist selget struktuuri suhetes. Et võib-olla peate vaatama, millised kokkulepped teil on teiste inimestega. Kas ka neid päriselt täidetakse, neid kokkuleppeid? Siin ka siis võib-olla ärialaselt ja kui Neptuun teeb suhetes või annab suhetesse võib-olla illusioone ja võib-olla sellised soovmõtlemised tulevad sealt Neptuuni poolt, siis Saturn võtab asju hästi praktiliselt, hästi külmalt, et kui midagi ei toimi, siis tuleb see korda teha või tuleb siis lihtsalt ära lõpetada. Ja 21 veebruar on meil siis see koht, kus need kaks saavad kokku, Saturn ja Neptuun teevad konjunktsiooni, mis tähendab seda, et siin võib olla siis suhetes või kokkulepetes või lepingutes mingi oluline moment ja võib-olla siis need vanad reeglid või kokkulepped enam ei toimi, tuleb mingi otsus teha, tuleb midagi muuta, see ei pea olema ilmtingimata lahkuminek, aga tahab saada mingisugust selgust ja uut algust, mis puudutab siis suhteid. Ja 26 aprill, kui Uraan vahetab meil märgi ära, siis teie jaoks muutuvad siis õpingud, maailmavaade, seadused, reisid, see teema, et võib-olla hakkate siis mõtlema teistmoodi, õppima midagi ebaharilikku, liikuma rohkem, võib-olla reisite sellistes teistsugustes kohtades või võtate selliseid viimase hetke pakkumisi rohkem. Ja 30. juuni, kui Jupiter vahetab meil märgi ära, siis teie jaoks hakkavad laienema sellised valdkonnad nagu grupid, võrgustik, sõbrad, tuleviku eesmärgid laienevad, koostöö, ehk siis rohkem võib-olla tuleb läbi teiste inimeste sellised uued kontaktid, suuremad projektid, kutsed, ehk siis olete kogukonnas rohkem nähtav. Vaatame nüüd siis natukene pikemalt neid seise. Et kõigepealt siis Neptuun, mis kõigepealt meil läheb järemärki alates 26 jaanuar. Nagu öeldud, teie partnerlus suhetesse ja hakkab seal siis korraldama muudatusi. Et Neptuun võib muuta nii-öelda emotsionaalselt hästi tundlikuks ja selliseks hoolivaks, kipute inimestes nägema seda, mida te näha tahate võib-olla, mitte päris seda, mis seal päriselt siis on. Ja siis alguses võibki siin tekkida selline tunne, et meil ongi selline eriline lugu, kui ma kellegi uuega kohtun näiteks, meil ongi hingeline side ja siis mingil ajal hiljem võib-olla hakkate nägema, et tegelikult tegusid ei ole ja kuidagi asjad vajuvad paigast ära. Ehk siis kõige sellisem suurem mure selle transiidi juures ongi see, et mõtlesite nii-öelda kuldse kuu selga ja võib-olla panetegi partneri vajadusi endast nii-öelda ettepoole seate ja võtate sellise hooldaja rolli või päästja rolli. Ja mingil hetkel siis avastate, et suhe on ebavõrdne. Et Neptuun lihtsalt võtab selle selguse ära või siis selle nii-öelda piirid ära. Ja võib-olla ka see, et te ise olete suhetes teistega selline
Teised ei saa aru teist päris hästi või te ei ütle otse välja, mida te vajate või sellepärast, et te tahate lihtsalt rahu hoida ja sellisel juhul teised inimesed ei saa aru, mis teie sees toimub. Ja sealt tulevad sellised väiksed solvumised ja pettumused ilmselgelt, kui te ei ütle, mida te tegelikult tahate. Ja ehk siis tuleb siin meeles pidada selle transiidi juures, et rääkige ikkagi sellest ka, mida teie tahate suhetes. On see siis ajakasutus, on see mingid tulevikuplaanid, rahateemad, mis iganes kohustused või piirid. Ja kui me räägime ärisuhetest, siis kindlasti peavad olema siin kirjalikud kokkulepped, kirjalikud lepingud. Selliseid suulisi kokkuleppeid püüdke igal juhul vältida. Siis on 14. veebruar, liigub siis Saturn samasse sektorisse ja vot siit tuleb esimene selline koht, kus kui ennem olid sellised võib-olla unistused või liiga illusioonne partnerite suhtes, siis Saturn tuleb ja näitab teile, milline su suhe siis tegelikult on. Hakkabki sellist nõudma rohkem vastutust, rohkem ausust, rohkem kohalolu igas suhtes. Ehk siis kui teie suhe on siin tugev, siis muutubki see kindlamaks, võib-olla ka ametlikuks. Aga kui sisu ei ole, siis muutub see koormaks ja võib ka lõppeda sellised suhted. Ehk siis tulevad siis pinnale kõik sellised asjad, mida te võib-olla ei näinud või ei tahtnud näha, mitte selleks, et te siis tülli kellegiga läheksite, vaid et te hakkaksite nägema, kus te tegelikult olete, mis on tegelikult ebamugav ja siis te saate sellega ära parandada. Seega, mida selgemad on siin kokkulepped, seda vähem on ka siis pettumust. Ja loomulikult võib tuua ka selline seis lepinguid, on see siis karjäärialased, tööalased, on need mingid kliendid, koostööpartnerid, sellised inimesed, kellega te üks-ühele peate siis läbi saama. Ja võib-olla hinnatakse teid siin siis rohkem sellise otsekontakti kaudu. Kui te oletegi selline sõnapidaja, teete ära selle, mida te olete lubanud, siis tuleb siit ka edu. Ehk siis pange kirja, kui te teete kellegiga kokkuleppeid, mis on teie ootused, mis on teiste inimeste ootused, mida te olete kokku leppinud. Ja pidage siis sellest ise ka kinni. Nii et siit võivad tulla tegelikult pikaajalised koostööpakkumised. Saturnile meeldivad pikaajalised asjad. Seega, kui koostöö ongi tugev ja see põhineb mingisugusel struktuuril, siis te liigutegi oma suhtes edasi, olete veel tugevamad, võib-olla siis teete näiteks suhte ametlikuks ja kõik sellised pikaajalised plaanid sobivad tegelikult siia väga hästi. Samas te hakkate nägema, kui te olete olnud ebavõrdses suhtes. Seda tulebki Saturn siis näitama, millises suhtes te tegelikult olete ja siis te saate sellega ära parandada. Ja siis see 21. veebruar võibki olla oluline, sellepärast et nii Saturn kui Neptuun mõlemad saavad siis kokku ühes samas valdkonnas ja võivad olla siis siin sündmused, mis on seotud partnerlussuhetega. Siis 26. aprill Uraan vahetas meil siin märki ja siin võib olla hästi selline ootamatu taipamine, et see, mida te varem uskusite, millesse te varem uskusite, see enam ei toimi. See on kuidagi vananenud, te peate kuidagi oma uskumused siin ümber tegema, uuesti vaatama, mis toimib, mis mitte. Ja võib-olla ka avastate, et mingisugune valdkond ei sobigi teile, näiteks karjäär, kus te praegu siis töötate, ja otsustate midagi uut õppima minna. Et see sobib siia väga hästi, et igasugune haridustee võib võtta siin ka ootamatu pöörde. Ehk siis, kui te hetkel õpite midagi, siis siin kevadel võite te avastada, et ma tegelikult tahaksin hoopis midagi muud õppida ja siis vahetate oma eriala. Või siis alustate midagi uuesti või valitegi midagi, mis on selline ebaharilik või mida te varem ei arvanud, et te üldse õppima võiksite minna.
Siis reisimine, nagu öeldud enne, siis see võib olla selline ootamatu, viimase hetke reisid pigem või siis ootamatud kohad, teistsugused kohad, selline väga teistsugune kultuur sobib siia. Nii et need asjad kõik sobivad kenasti. Siis oli 30. juuni, kus Jupiter vahetas märki, liigub teie siis sõpruskonna võrgustiku grupid sektorisse ja sealtkaudu võite siis kohata ka inimesi, kes aitavad teil oma eesmärke saavutada. Kas nad siis soovitavad teile kedagi või teid kellelegi, kutsuvad teid kuhugi, kus te saate siis omale kontakte, mida teil on vaja. Ühesõnaga viivad kokku õigete inimestega või siis pakuvad ise koostööd. Ehk siis tegelikult väga hea aasta, alates siis siin 30. juunist, kus võib-olla peate küll olema rohkem sotsiaalne ja nähtav, muidu lihtsalt need asjad ei toimi, keegi ei saa teile midagi pakkuda, kui te ei lähe välja. Aga tulevikuplaanid võivad muutuda siin selliseks suuremaks, laiemaks, võib-olla julgete midagi rohkemat sihiks võtta. Ja siin muidugi Jupiteri puhul võib olla ka see klassikaline risk, et liiga palju on sõpru või liiga palju on sotsiaalseid üritusi, liiga palju kutseid ja liiga palju sellist, et me võiksime seda ka teha. Et pigem siis võtke ja valige ikkagi üks suund ja liikuge siis selles valdkonnas edasi ja ülejäänud asjadele võiks viisakalt siis ei öelda. Ja kindlasti te saavutate palju rohkem siis, kui te teete asju grupis kellegiga koos, mitte päris üksinda. Ja siin võib tulla ka see, et kui te näiteks olete ise ettevõtte juhtid, ise ettevõtte omanik, siis väga hästi sobib siia ka uute klientide otsimine. See tuleb paremini välja. Nüüd peaks rääkima Veenuse retrost, sellepärast et see on väga oluline aeg. Tuleks omale kalendrisse siis kirja panna, et 3. oktoober kuni 14. november on Veenus retro liikumises. Teie jaoks eriti oluline, sellepärast et Veenus ju valitseb teie märgi üle, kaalude üle, on teie valitseja, et iga kord, kui Veenusel on ta siis retros või saab mingisuguseid selliseid ka negatiivseid aspekte, siis teie tunnetate seda kõige enam. Ja tähendab see seda, et 3. kuni 25. oktoober on Veenus retro liikumises teie sissetulekute sektoris, ehk siis teil tuleb uuesti üle vaadata kõik, mis puudutab teie kulusid, teie väärtuseid, hinnastamist näiteks, kui te pakute mingisugust teenust või tooteid. Ehk siis siin tuleb minna ja teha midagi uuesti, parandada ära, on see siis, peate kulusid uuesti üle vaatama, kontrollima, võib-olla saate aru, et mingisugune püsikulu, mingisugune leping või mingisugune muu, ma ei tea, harjumus võtab liiga palju teie ressurssi, see tuleb ümber teha või siis oma tasu, oma hinnastamine, võib-olla see tuleb hoopis üle vaadata ja see ei sobi, et kõik sellised rahateemad tahavad siin uuesti ülevaatamist. Ja kindlasti tuleb vältida siin uusi alguseid, eriti mis on seotud siis raha või varaga. Et ma ei soovita siin tööd vahetada või osta siis midagi olulist, ma ei tea, kinnisvara või autot või midagi sellist. Kõik sellised suured ostud peaks siin pausile panema seni, kuni siis see retro on läbi. Et ka investeeringud ja muud sellised asjad, et paneks praegu pausile ja teeks siis ümber hoopis neid vanu ja teeks paremaks. Ja 25. oktoober kuni 14. november on siis Veenus retros teie enda majas, teie enda märgis siis, teie esimeses majas. Seega kõik, mis puudutab teid isiklikult, kuidas te välja näete, üldse kogu keha, ehk siis võib olla seotud ka teie tervisega näiteks,
kui seal midagi vähegi on valesti, siis siin tuleb see esile ja sellega tuleb siin siis ka kindlasti tegeleda. Mida ma kindlasti soovitan vältida, on igasugused iluprotseduurid, igasugune selline võib-olla ka soengumuutus, need siia ei sobi. Pärast saate aru, et tegite vea. Ja seda enam, et tegelikult on meil ka Merkuur liikumas retroliikumises siin 24. oktoober kuni 14. november, nii et see kattub selle Veenuse retroliikumisega, nii et seda enam igasugused lepingud, kokkulepped, need tuleks kõik lükata hilisemaks peale 14. novembrit. Nüüd vaatame Marsi liikumisi. Marss näitab meile seda, kuhu me oma energiat panustame, kus on hästi kiired ajad, kuni 23. jaanuar. Marss on liikumas veel teie kodupere sektoris, ehk siis kuni sinnamaani võib-olla tegelete rohkem koduteemadega, ma ei tea, remondite midagi või lihtsalt on kuidagi hästi palju aktiivsust, mis on seotud kodu, pere ja kinnisvaraga. Te käite siis võib-olla vanematele abis või tegeletegi siis kinnisvara ostu või müügiga, et need asjad sobivad siia. Igal juhul energiat kulutatakse siis kodule. Ja alates 23. jaanuar Marss läheb meil veevalaja märki ja liigub siis teie jaoks loovuse, romantika, laste, eneseväljenduse sektorisse ja väga hea aeg on siin siis sportimiseks. Kõik sellised tegevused, kus te saate füüsiliselt ennast välja elada, see pakub siin rõõmu ja aitab ära hoida muide ka draamasid. Romantikas on rohkem otsekohesust, aga ka kirge. Tahaks sellist intensiivset kogemust ja võib-olla teete siin ka otsuseid hetke emotsiooni pealt ja hiljem võite avastada, et võib-olla natukene kiirustasin, et tegelikult tahtsin ennast lihtsalt erilisele tunda. Ja kui teil on lapsed, siis see periood on ka nende jaoks rohkem elavam, rohkem liikuvam, lapsed tahavad võib-olla rohkem tähelepanu. Väga hea on siin minna lastega välja, tegeleda millegi füüsilisega, teha sporti, minna kelgutama, kui vähegi lund on ja teha midagi praktilist koos. Ehk siis tegelege siis nende teemadega ja lahendage sinna siis oma Marssi ära ja jällegi siin ka tuletan meelde, et meil on retro Merkuur alates 26. veebruar, mis siis jääb siia sisse ajavahemikku, sellepärast et 2. märtsil alles liigub Marss meil kaladesse, liigub teie jaoks siis töö, tervise, rutiini ja kohustuste sektorisse. Seega siin võib-olla tunnete, et nüüd tuleb teha vahepeal ka tööd, tuleb tegeleda kohustustega rohkem, saavutate ka paremaid tulemusi töö juures või lihtsalt ongi töögraafik nüüd kiirem. Ja pigem ei ole see selline meeskonnatööaeg, tahaks ikkagi töötada iseseisvalt, ise otsustada. Kui te peate olema kellegi alluvuses, siis võib siit tekkida ka frustratsiooni. Ja 6. maja ehk siis teie sektor, kus siis Marss liigub siin, on tervisega seotud, mis tähendab seda, et siin ei tohi ka üle töötada, siin võib tekkida rohkem õnnetusi või selliseid põletikke, palavikke, isegi ka operatsioone võib olla, et tuleb siis oma keha eest ka hoolt kanda ja mitte kiirustada. Ja kui on näiteks siin füüsiline koormus selline regulaarne, ärge siis tehke kiirustades sporti, et selline regulaarne, rahulik füüsiline liikumine sobib siia väga-väga hästi. Ja jällegi, siin ka on siis meil ikkagi Merkuur veel retros, nii et päris uute selliste harjumustega või uue tööga, uue töögraafikuga pigem mitte alustada. Ja 9. aprill liigub meil Marss jääramärki ja tuleb teie jaoks siis partnerluse sektorisse.
et on juba niigi väga aktiivne see partnerluse valdkond ja nüüd saab ainult veel sellist energiat juurde ja tuleb hakata rohkem veel tegelema siis partneritega. Kindlasti tasub siin meeles pidada seda, et te olete efektiivsem siis, kui te teete teistega siin koostööd, mitte ei tee üksinda. Ja pange siis lihtsalt ühised eesmärgid paika, jagage rollid ära ja siis muutub see ka väga produktiivseks koostööks. Et vaadake siis üle, kas kokkulepped on olemas, kas neid täidetakse, sest et seal on Saturn, eks, mis tahab kokkuleppeid ja tahab, et oleks kõik ilusasti kirjas. Ja muidu siis see Neptuun paneb teid natukene selliseks idealiseerima siin, et igal juhul tuleb väga selline partnerile keskendunud periood kuni 19. mai. Siis läheb meil Marss sünnimärki ja teie puhul liigub ta siis ühiste ressursside, võlgade, maksude, päranduste sektorisse. See on hästi selline ka psühholoogiaga seotud, kriisidega vahel seotud, ka kaotuste, muutustega. Ehk siis ei ole selline kerge aeg. Ärge siis sattuge kellegiga võimuvõitlusesse raha pärast või pärandi pärast või laenude pärast tülli minna kellegiga. Et siin peab olema lihtsalt väga aktiivne. Kas te siis olete sunnitud tegelema nende teemadega näiteks. Ja eriti olge ettevaatlikud 25-26 mai paiku, ärge tehke seal investeerimisotsuseid ega ka näiteks mingisugused laenuotsuseid ja püüdke siis võimalikult palju vältida igasuguseid vaidluseid ja võimuvõitluseid. Positiivselt kasutatuna tegelikult see aeg annab hästi palju jõudu, et seesmiselt muutuda, tegeledagi näiteks psühholoogiaga, minna teraapiasse, lõpetada ära selliseid vanu teile mittesobilikke mustreid, ehk siis vabaneda sellest psühholoogilisest pagasist, mis teid on võib-olla kaua tagasi hoidnud. Et ei ole üldse mugav aeg, aga väga-väga tõhus. Kindlasti tuleb hoiduda igasugusest manipulatsioonist, olete te siis teie ise või teie suhtes. Ja ma soovitan ka vaadata üle ennem seda perioodi oma igasugused kindlustuslepingud, et need vastaksid teie vajadustele. Ja tervise osas ka olge väga ettevaatlikud, vältige igasuguseid riskantseid tegevusi ja kohti, kõike seda, mis siis, kus te võite siis oma tervisele kahju teha. Et siin on tervise küsimused ka hästi esil. Ja kuni 28. juuni siis liigub meil Marss edasi 9. majja teie jaoks ehk siis kaksikute märki. Ja energiat hakkate kulutama siin õpingutele, reisimisele, võib-olla ka seadustele, õpetamisele, kirjutamisele. Tuletan siin meelde, et meil on retro Merkuuri aeg 30. juuni kuni 24. juuli. Seega see jääb siis siia ajavahemikku sisse. Jällegi ärge alustage päris uusi asju ennem, kui siis see 24. juuli on möödas. Sellised reisikohad ka, kus te ennem ei ole käinud, on uued, ei soovita minna. Ja ärge alustage ka juriidiliste tegevustega, mis iganes need siis ka on. Aga saab siin siis näiteks varem alustatud juriidilised teemad üle vaadata või mingid kokkulepped, lepingud, reisiplaanid uuesti üle käia, võib-olla mingeid parandusi teha. Või teid pannaksegi sellesse olukorda, et näiteks te broneerisite mingisuguse majutuse varasemalt ja siin tuleb siis uudis, et vot tegelikult me ei saagi seda majutust, muudeti seal midagi või siis leiate hoopis midagi paremat. Et kõik sellised teistmoodi uuesti tegemised sobivad siia aega, aga ärge alustage mitte midagi päris uut, enne kui 24. juuli on möödas. Ja
Hästi sobib siin lihtsalt oma võib-olla mõttemaailma avardada, otsida kogemusi, mis avavad selliseid nii-öelda uusi mõõtmeid teie jaoks, laiendada, suurendada oma uskumuste valdkondi ja peale retro Merkuuri lõppemist siis loomulikult sobivad väga hästi siia ka reisid. Ja kuni 11. august on teil siis seda aega teha. Siis liigub Marss meil Vähimärki ja teie jaoks muutub energia, kus me hakkame siis energiat kasutama, on karjäär, avalikud esinemised, ülemused, autoriteedid, teie staatus seal valdkonnas. Seega suudate siin töötada palju, kui teil siht on selge. Võib olla nõrk pool see, et te kipute rohkem minema konflikti ülemustega või autoriteetidega või mingite ametnikega näiteks. Ja tegelikult võiks siin oma huvi siduda hoopiski nende autoriteetide huvidega. Ja siis võivad needsamad inimesed teid hoopiski toetada. Ja tuleks tegelikult ikkagi püüda siin oma sõna maksma panna või oma reegleid, aga võib-olla siis teha seda nii-öelda diplomaatiliselt ja seda te võiksite ju ometigi osata, olles kaalud. Ja kuni 28. september siis liigub Marss meil Lõvimärki ja teie jaoks on esil siis sõbrad, võrgustikud, meeskonnad, eesmärgid, tuleviku eesmärgid ja olete valmis töötama siis selle nimel, mida te soovite saavutada tulevikus. Ehk siis grupid, kollektiivid, need on teemaks. Võib-olla suudate oma eesmärke seal rohkem siis saavutada ja just jälle koostöö teistega sobib siia hästi, et üksinda tegutsemiseks mitte nii väga. Ja jällegi, siin tuleb jälle seda meeles pidada, et meil on Veenus liikumas retrograadselt 3. oktoober kuni 14. november ja ka Merkuur on retroliikumises 24. oktoober kuni 14. november. See jääb siia ajavahemikku sisse, sest et Marss on meil Lõvimärgis kuni 26. november, alates 28. september. Et jällegi ei soovita alustada mitte millegi uuega, olgugi, et energiat on ja initsiatiivi on. Pigem tegelege ja vaadake üle oma senised juba käimasolevad koostööd, tehke seal parandusi ja siis, kui on retro läbi, siis hakake alles uusi asju tegema. Et lükake natukene need asjad hilisemaks. Ja siis 26. november läheb Marss meil Neitsimärki ja pigem tunnete siin, et ma olen väsinud sellest sellisest võib-olla liigsest sotsiaalsusest. Tahaks natukene tõmmata aega maha, olla natukene omaette, tegutseda nii, et teised ei tea, mida te teete. Ja selleks see tegelikult ka sobib. Et olge siis omaette, töötage omaette, lõpetage võib-olla pooleli olevaid asju, tegutsege nii-öelda kulisside taga. Et see sobib siia väga hästi. Siis natukene varjutustest ka. 17. veebruar on meil juba päikesevarjutus ja teie jaoks tuleb ta sellisesse valdkonda, mis on seotud lastega, armastusega, loovusega, võib-olla ka mingite hobidega ja toob sinna siis midagi uut. Et on see siis uus teekond näiteks lastega seotud, on see siis lapse ootele jäämine, on see lapse sünd, on see mingi muu teema, mis on lastega seotud või hoopiski alustate tööd, mis on seotud lastega ka, sobib väga kenasti. Et selline lavale tulek ja meedia ka sobivad väga hästi. Et kui teil on vaja ennast näiteks reklaamida, siis seda saab siin teha siis järgnevad pool aastat tegelikult.
sest et see harjutus jääb meil pooleks aastaks ja selline oma äri alustamine näiteks sobib hästi, mingite näituste korraldamised, üldse sellised suuremad loomingulised projektid, startup'id, online mingisugused projektid sobivad hästi. Selline töö, mis viib teid näiteks kuidagi kogukonna ette või gruppide ette, sobib kenasti. Et pigem selline tehniline, innovaatiline lahendus selle loovuse juures sobib kenasti, et võib-olla ka näiteks kodulehe tegemine ja ülesse panemine, need sobivad siia kenasti. Ja kui teil on kinnisvaratehingud teemaks, siis siit alates, et jällegi ärge siis unustage, meil on retro Merkuur, eks, veebruaris. Et see aeg ikkagi oodake ära ja ärge tehke veel mingisuguseid kinnisvara otsuseid, aga siin võib olla näiteks kinnisvara müüki. Ja teine asi, muidugi vanemate vara ka võib siin muutuda ja see on seotud ka spekulatsioonidega, et olge siis selles valdkonnas ka ettevaatlik, aga seal võib olla siis muudatusi. Et samas see võib olla ka, et võtategi neid riske ja panetegi oma investeerimise projekti käima või oma äri käima või et need tegelikult sobivad sinna, aga tuleb siis õigel ajal teha. Ja võib-olla siis hoopiski vanemad tulevad teile appi, ma ei tea, kinnisvara ostul, aitavad teil siis kinnisvara osta, need on ka kõik siia siis sobilikud teemad. Siis 3. märts tuleb meil kuuvarjutus ja kuuvarjutused toovad alati midagi nähtavale. Kõik see, mis on olnud peidus, seda me hakkame nägema. Ja teie jaoks pigem kõik, mis puudutab siis tööd, tervist, on see siis mingi väsimuse teema, tervisemure, mis on pikemalt juba olnud, ja siin tuleb siis esile, kust see siis pärineb, miks see nii on. On see siis läbi mingi tervisekontrolli või analüüsi ja siin võib olla vajalik ka siis igapäevaharjumuste muutmine ja võib olla siis teemaks ka töökoht, kollektiivid, kolleegid, töögraafikud ja nii edasi. Ja võib tuua vahel ka selliseid natukene skandaalseid olukordi. Mingi salajane info võib päevavalgele tulla, on see siis seoses teie tööga või ka siis teie alluvutega, kui teil neid on. Ja kuidagi selline tunne, et minu eraelu pannakse nii-öelda kuidagi siis avalikkuse ette. Ja siis tuleb mul nii-öelda ennast kaitsta. Ja kui te näiteks teete mingisugust, on teil mingi kinnisvara parendamise projekt, teetegi remonti või restaureerite, siis siin võib olla see, et tulevad välja igasugused vead, on need siis töömeeste mingisugune probleem, et on vanad töömehed või et selline nagu lõputu parandamine ja närvikulu võib siin palju olla. Ja 12. august on meil jällegi päikesevarjutus, tuleb siis lõvimärgis ja teie jaoks toob siis uusi alguseid, teemasid, mis on seotud sõpradega, gruppidega, klubidega, kõik selline, sellised asjad, mis enam ei tööta, need lõpevad ära selleks, et uus saaks alata. Ja see võib puudutada muide ka partneri lapsi, kui teil on selline olukord, seal muutub midagi. Ja võib olla ka mingid sellised sündmused, et te hakkate üle vaatama, mis on teie pikaajalised plaanid, mida te tahate siis saavutada. Seal toimub muudatus, aga võite käivitada ka uue mingisuguse pikema projekti, on see siis mõne organisatsiooniga kogukonna tegevus. Ja võib ka nii olla, et kui teil on täiskasvanud lapsi, siis nad võivad siin tagasi näiteks kolida järgneva 6 kuu jooksul ja väga tihti nad tulevad siin koos partneriga. Ja on ka selliseid võimalusi, et teie anne tuleb nii-öelda avalikkuse ette. Siin on jällegi hea aeg teha reklaami järgnevad 6 kuud, nii-öelda avalikult üles astuda, teha mingeid kampaaniaid. Need tegevused sobivad siia ja 28. august on meil kuuvarjutus
ja teie jaoks jällegi kuuvõidutus toob siis nähtavale kõike, mida te ei ole varem näinud, selleks et te saaksite paremaid otsuseid teha. Et kõik, mis on seotud jällegi töö ja tervisega, need teemad tulevad uuesti päevavalgele. On see siis kuidagi töö muutus, kuidas te tööd teete, töökaaslaste muutus, muide see võib olla seotud ka üürilistega, kui teil on üürilisi. Seal tuleb midagi nähtavale ja need terviseteemad ka, et siin hakkate nägema, kus kohas tegelikult probleem on ja see on ju selles mõttes hea. Et siis saate sellega tegeleda ja ka lemmikloomad on siin võib-olla teemaks, kas te siis võtate looma, peate seal temaga tegelema, kui teil on juba loom ja nii edasi. Ja kindlasti ka vaimne tervis, et juba ennem seda jälgige ennast ja tehke kõik selleks, et siin ei tekiks mingisuguseid probleeme. Selline saigi siis aasta 2026 kokkuvõte teie jaoks. Ma väga loodan, et te saite siit mõned näpunäited ja soovin omalt poolt teile ilusat aastat 2026.